Tere tulemast vaatama, kuulama broadcasti Jutukuubik. Jutukuubiku leiab YouTube'ist R33 Jutukuubik ning Spotify'st ja Google podcast'ist Jutukuubik. Minuga täna siin on vestlemas mesinik Erki Naumenis. Tere! Tere! Erki, sina põline tallinlane. Kohe küsimus, kuidas sa sattusid sellise ala peale nagu mesindus? Ma pean sind kohe natuke korrigeerima, et Tallinnasse ma sattusin alles 2004 aasta, et enne seda ma olen Põlvas olnud kogu elu. Et ma tulin ülikooli Tallinnasse. Ja mesilastega sattusin ma kokku sellisel lõbusal saarel, nagu oli Uus-Meremaa. Et kui ma käisin 2009-2010 nii-öelda maailma avastamas, et siis talvitumine siis 2009-2010 vahel, et siis olime Põhjasaare põhjatipus, et seal oli ilm tunduvalt parem kui mujal ja siis korrastasime seal ühte kinnistut ja sinna olid toodud mesilased talvituma. Ja siis iga päev neist nagu mööda käies siis tekkiski selline kinnisidee, et kui ma Eestisse kunagi tagasi jõuan, et siis ma võtan endale mesilased. Mõeldud tehtud, 2010 kevadel sain ühe pere omanikuks ja siis hakkas mind õpetama juba 83-aastane mesinik. Et see algus ei läinud kõige libedamalt, et sain paar korda ka põõsastesse mesilaste eest joosta ja ta ütles ka, et ole rahulik, et see mesilane nõelab. Et esimesed aastad on valus, et siis läheb üle. Valus on siiamaani. Jah, ma ei vaidle vastu sellele, aga kuna nüüd tuli välja, et sa oled Põlvast pärit, eks ole, kas maal elades ei tekinud nagu selles mõttes sellist vaadates ringi, et mesilased, lahe? Tead, ei oskagi niimoodi öelda, et ma olen kogu elu tegelenud igasuguste asjadega, et küll spordiga, küll võistlustantsuga ja nii edasi, et see aeg läks kuskile mujale ja kuna esivanemate seas, vähemalt elus olevate seas ei olnud sel ajal kedagi mesinikku, et nüüd tagantjärgi ma tean, et kuskil üks vanaisa on olnud mesiniku ametipidaja, aga inventari või midagi sellist alles ei olnud, silma all ei olnud, et siis ei tekkinud nagu seda huvi ka, et pigem olid mootorrattad, tehnika, elektroonika, kõik selline asi, et jah. Omast käest ma võin öelda, et olin ka ju mina väiksena maal vanaisa juures, mis tänapäeval nüüd siit 800 meetrit edasi üldse nagu maa ei ole, eks ole, tol hetkel oli. Tundsin huvi mesilaste vastu 6-7 aastaselt. Kuigi meil keegi mesilas ei pidanud, naaber küll pidas, aga mulle pakkusid huvi ja ma isegi ehitasin mingisuguse kasti ja püüdsin neid tikutopsiga õite pealt, toppides neid sinna kasti, aga paraku nad sinna püsima ei jäänud. Tänaseks ma tean ka, miks ei jäänud, eks ole. Aga see selleks. Võtsid sa siis nüüd omale esimese mesila, kuhu sa selle panid? Kõige esimene mesitaru, mis mul oli siin samas Tabasalus tegelikult, et selle sama 83-aastase mesiniku juures, et tema nii-öelda tarude kõrval kohe. Ja siis oligi, et leppisime ajad kokku, et kuna me lähme koos sinna neid vaatama ja siis vaatasin, kuidas ta toimetab nende tarudega ja siis proovisin matkida seda sinna järgi. No, eks esimesed korrad ikka välja ei tulnud ja siis ta vaatas ka minna, ei tii, et kui sa siia mesilaste juurde jääd, et see on küll nagu ime. Ja siis nüüd viimati kevadel suheldes siis ütles, et ma tuletan seda aega meelde, kus ma kahtlesin, et sa jääd selle teema juurde. Et ikka sai asja, nagu ma saan aru. Aga praegu sul on enamus mesilastest on ju Tallinna linnas. Maja katusel, garaaži katusel. Täpselt nii. Olen väga palju sellist nagu tagasisidet kuulnud igalt poolt, et see ei ole ju võimalik, kus nad korjavad ja mida nad korjavad. Kuulen ise seda sama suht niimoodi regulaarselt, et need inimesed, kes nagu loodusega või kes ainult nutitelefonis istuvad või arvuti taga istuvad, et ei näegi seda rohelust, mis meil Tallinnas on. Aga kui me nüüd ringi liigume, siis ütleks, et kesklinn on meil lehtmets, et puid ja lehtpuid on palju. Ja lehtpuude alla on tavaliselt pargid tekitatud, et kõik need Tammsaare pargid ja kõik see on roheline. Ja mesilane ei istu sul ühe koha peal, et ta lendab tarust eemale vajadusel kuni 6 kilomeetrit läheb rapsi peale, eks ju. Aga et selline efektiivne korjemaa on seal kilomeeter kuni 2,5
Ja see, kui 2,5 võtta nüüd seda raadiust, lennuraadiuseks taru ümber, siis see on 12,5 ruutkilomeetrit, kus nad käivad korjel. Ja kui võtta nüüd see Tallinna kaart ette ja panna sinna see satelliidifoto, mitte ainult teede osa, et siis suvel tehtud piltide pealt on see kõik väga roheline. Teine asi, mida mu käest on küsitud, et mida ma pean ka nagu ümber lükkama kogu aeg, et inimesed ütlevad, et linnas korjatud mesi, see on ju saastatud, sest et autod ju sõidavad. Meil ei ole enam pliid autokütustes, aga jah, et me teeme linnameest iga aasta proovid ja just jälgime seda raskemetallide sisaldust, et tegelikult piduriklotsidest seda raskemetalli ikka natuke õhus on tolmu näol ja kui mees tuvastatakse midagi, siis tavaliselt on see alla piirnormide, et Terviseameti poolt on need piirnormid ette määratud. Ja kui huvi on, et siis on võimalik ka linnamesi.ee peal Tallinna Mesinike Seltsi materjalidel nende analüüsidega tutvuda, et me oleme sinna need ka enamuses üles pannud, et kui midagi seal ei ole, et siis kindlasti jõuab see sinna ka üles mingi hetk. Aga liigume nüüd natuke ajast tagasi sinna, kus sul oli üks taru ja olid algaja. Kuidas see asi edasi arenes? Kuidas edasi? Esimesel aastal oli üks taru, siis ma vaatasin, mis sellega on, et jube lihtne tegevus, et ühega saab hakkama, et no okei, et võtan siis laiendan ja kogusin sülemeid ja teine aasta oli juba 4 taru. Ja siis kuna ma sain sellised hästi vihased mesilased ja siis 4-ga ma kolisin juba tegelikult teletorni juurde, et Äigrumäele, et sõbra territooriumile, et siis seal olin 2 hooaega vist või 3 isegi. Ja siis aga see logistika sinna käimine, et see siis nagu oli, et tavaliselt ma laiendamiste ja nende asjadega jäin natuke hilja peale ja siis mingi hetk oli ka niimoodi, et sattus siis kohe 4 pealt 12 peale ja siis 1 peale. Et kõik need vead ja asjad olen läbi elanud, et see kui 2012 või? Jah, et siis oli, tegin oma magistri lõputööd, siis ongi, et ei saanud 2 head asja korraga teha, et lõputöö tegin suurepäraselt, lõpetasin ära ja siis mesilastega läks nagu läks. Aga see taastamine ja inventori kõik oli olemas ja siis ma hakkasin minema ka üle, et lamavtarude pealt Langstroti peale ja siis sealt enam tagasipääsu ei olnud, et siis oli vaja juba vedada nad omale kuskile lähemale ja siis oligi, et tulin tagasi Tabasalu poole ja siis üks nõrk pere 2014 kolis hoovi garaaži ühistu katusele, et kui ma seal ühte garaažiboksi rentisin ja siis peale seda keegi nagu ei märganud seda, et ma nendega sinna kolisin, siis ainult omanikule andsin teada, et ma panen selle sinna ja siis sealt edasi vaikselt vaatasin, et probleeme nendega ei ole, kellegile nad varba peale ei astu. Lihtsam on neid käia kontrollida seal katusel ja siis kõik idupered, mis sealt edasi tulid, et sattusid kõik sinna sama katusele. Vaat, siit ongi nüüd järgmine küsimus, et minu käest on seda ka nagu palju küsitud, et esimene asi, kui keegi kuuleb, et mul on mesilased Hoovis ja Tallinnas, kas naabrid ei ütle midagi? Mina ütlen selle peale, et esiteks neil polegi midagi kobiseda. Teiseks, ma küsisin reaalselt Tallinna linnaosa valitsuselt, et mis reeglid mind nagu kohustavad. Mulle öeldi, et reeglid on kassidele koertele, palju õnne teile mesilaste puhul ja naabritega üldiselt läbi rääkima ei pea, et selles mõttes, et nende arvamus ei ole oluline. Aga kuidas reaalselt, meil on siin ajaasustus, eks ole, et vähe naabrid ja nii, aga kuidas reaalselt linnas sees on? Linnas tegelikult peaks olema saa mesiniku vastutada, et jah, et praegu ei ole ühtegi seadust ega reeglistikku, mis nagu sätestaks mesilaste pidamise eeskirja või midagi. Et siin erinevatel aastatel on mesinikud ise kokku pannud sellised head tavad, et mis siis peaks silmas pidama, et kui mesilased linna tood. Põhimõtteliselt üks nendest asjadest ongi peamine, et sa teavitad oma naabreid, et sul on plaanis mesilased paigutada oma territooriumile või siis mul ei ole võimalik kõigi seal ümberringi elavate korteritega suhelda, aga need, kellega läbi käin ja kellega siis rohkem nagu kokku puutun, et need kõik teavad, et mul seal tarud on. Alles eelmine aasta siin ühed naabrid siis avastasid, et kuule, et mis korstnad sul seal katusel on. Et jube suureks lähevad sügisel ja siis talveks kaovad ära, et mis asjad need on sul seal.
no 6 aastat katusel mesilasi pidanud seal samas hoovis, et siis sai neile selgitatud, et kuule, et tegelikult on need mesilased, et mis siin käivad, et need on tarud, et kasvavad suureks suve jooksul ja siis sügisel jälle koondame kokku ja võtame meie ära, nagu kapitalistid me oleme, ja siis niimoodi vaikselt need toimetavad. Aga jah, et inimesed käivad nina maas, et nad ei vaata väga palju enda peast kõrgemale. Ja see on, selles mõttes on tõsi jah, et nii on. Kusjuures minul on paar korda aia taga inimesed mööda käinud ja tulnud küsima, et kas ja kuidas, et lapsed hoovis ja nii edasi, et 6 aasta jooksul mitte üks inimene pole aias saanud nõelata, sest mesilased lihtsalt ei ole siin aias, nad on lillede peal. No sulle ei õitsesid midagi. No täpselt, et aga ei, mul on seda nõelamise kogemust on olnud, et just need kevadised ja hilissügised ajad, et kui mesilased on uimased ja kukuvad siis nii-öelda sinna samma garaaži ette maha, et meil on palju hoovis on koeri ja on ka tõukoeri ja siis eks ikka mõni üritab seda mesilast siis ära süüa või siis astub peale või et neid nõelata saamisi mõned ikka on, aga pigem on oma lapsed saavad nõelata, kes tulevad, ronivad katusele kaasa ja siis natuke uljalt selle ringi lippavad. Aga nüüd ma sellega seoses kohe uuriksin, et mis tõugu mesilasi sina pead, kuna Eestis on reeglina 4 tõugu, mida kasvatatakse, on pukkfastid, krainid, itaallased ja siis on krantsid. Mina olen need kõik läbi käinud ja ütlen, et siin kandis või siin korjamaal või kus ma siin korjan, on kõige paremini ennast tõestanud pukkfastist. Tegelikult seda päris puhast mesilast on väga raske praegu saada, et isegi need, kes, kraini mesilast on võimalik saada puhast, et Itaalias on ka juba probleem, et seal läheb asi pukkfasti poole ära, et on küll kollased, aga on pukkfastid. Aga mida mina nagu eelistan, on mesilane, kes on rahulik, kes toimetab oma ette, mind kui mesinikku ju ei sega väga, selles mõttes, et kui ma seal taru juures toimetan, et ta ei käiks üle, ja siis kui nendele kriteeriumitele juba vastab, et siis ma saan temaga tegeleda ja siis hea oleks ka, kui ta veel mett tooks, eks ju. Aga praegu nüüd mul on kõike enam-vähem, et on kollaseid, ta ei ole nüüd päris itaallane, aga sellist kollaste sugemetega, et Jaaneksaarepuu päritolu on see materjal, siis pukkfaaste on mitu erinevat liini hetkel ja siis on ka seda krainit, puhast krainit, Singeri krainit. Ja siis, et natukene siis asja lõbusamaks teha, et siis on neid paarutatud pukkfaasti mesilastega. Et vaadata, et kuidas see nii-öelda paarumine annab siis efekti erinevate puhastõugude paarumisel pukkfaastiga. Et siin ka võib öelda seda, et pukkfaast ei ole mesilase tõug, vaid see on aretusmeetod. Ja ma olen seda dokumentaalfilmi isegi vaadanud, kuidas munk, nime hetkel ei meenu, mis Vend ta oli. Adam. Just Vend Adam, kus ta käis üle maailma, otsis Afrikast ja Aasiast ja igalt poolt erinevaid tõud ja lõpuks ristas need. Väga hästi tegi, väga toimekas mesilane on. Jah, selles mõttes, et kui ta liin 2-3 korda edasi käib nii-öelda siis on vähe metsas, aga siis ongi emade vahetus jälle. Ei tegelikult sa võid ka, kui sa siin hakkad oma nii-öelda mesilasse jälgima ja vaatama, et mida sa siis nagu tahad paljundada, et igal perel on mingid oma omadused, millega ta siis silma paistab, eks ju, vaatadki, et kas ta on agressiivne, siis sa vaatad, neid geene sa ei taha edasi, et siis sa korjad lesehaudme välja, et geenid lähevad edasi, need omadused lähevad edasi leseliini pidi. Nii. Peamiselt, seal on muidugi see, et me nimetame neid leski ju lendavateks geenipankadeks. Et emast sõltub ka palju, aga kui sul ongi selline rahulik, eks ju, kes püsib kärjel, siis sa valid ta välja ja üritad neid geene nagu edasi anda. Üks asi on, et sa soodustad nende lese kasvatuse tegevust ja siis teine, et kui sul on teine pere kuskil, millel on samamoodi hästi rahulikud mesilad, siis te sellest võtad ema hakkad kasvatama või siis ema algmaterjaliks. Et siin ongi see, et erinevad sellised head asjad tuleb kokku panna ja siis sealt, kui on sul veel erinevad rassid, eks ju, et võtame nüüd selle kraini ja võtame siis ka siis mingi pukkfasti juba heade omadustega ristandi ja neid paarutame omavahel, siis seal on ka võimalus saada väga head tulemust.
teine võimalus on saada väga kehva tulemus, et lähevad tigedaks ja muid selliseid ebavajalikke nähtusi tuleb nagu, et hakkavad kittima kõvasti või mis iganes või siis hakkavad sülemlema, aga noh, kui see nii-öelda heteroosi efekt välja lööb ja juhtub, et on väga hea tulemus, et siis võid pangedega mett koju vedada ja mesilased on tugevad, terved, haue on hästi terve ja kõik sellised head omadused võivad välja tulla. No vot, aga nüüd ongi niimoodi, et paar viimast aastat ma julgen öelda, vähemalt siin kandis, mul on väga tugevad pered ja meesaak on praktiliselt, omale ja kõik. 7 kilo oli eelmine aasta 4 taru pealt. 4 taru pealt 7 kilo. See on natuke vähe. Iseenesest seda korjamaad sul siin ümber peaks olema, et... Aga... See oleneb suvest. No ma tean, eelmine suvi oli väga kehva näiteks. Ja tegelikult on siin niimoodi, et praegusel hetkel põld on täis, ma ei tea, kas see on raudrohi või mis on see valge õiega siuke pisikesed õied. Sealt tuleb reaalselt, ütlen, tillimaitsega mesi. Mulle see väga ei meeldi ja osadele meeldib väga. Siis on mingi paus ja siis on terve põld, mitte põld, pool põldu on täis põdrakanepit. See tuleb hiljem, see tuleb peale jaanipäeva kõvasti. Jah, aga kui ma praegu nüüd reaalselt eile käisin oma tarud läbi, siis aue on täpselt niimoodi, et jaanipäevaks ma kujutan ette on plahvatus. Jaanipäevaks. Põhimõtteliselt peale jaanipäevast algab ju meil peakorje enamus kohtades Eestis. Et nüüd enne jaanipäeva peaks olema selline 1,5 nädalat, 2 nädalat korjepausi, aga kuna meil on selle ilm olnud jahe, et siis praegu õnneks nagu õitseb veel kõik, et tavaliselt selle aja peale on kastani pära õitsenud. Et linnas ma saan selle järgi nagu öelda, et kastan on suht hilise õitsemisega see aasta ja võib-olla veab niimoodi välja, et see looduslik konveier läheb edasi nüüd niimoodi, et kastan õitseb ära, jaanipäeva hakkavad siis seal pärnad ja muud asjad õitsema juba ja siis peamine saak mul tulebki pärna pealt linnas. Et eelmine suvi oli see, et väga kehva oli, väga kuum oli, pärn õitses ära 2 päevaga, mesilane peale ei jõudnudki. Et siis oligi, et sai emade kasvatusse rohkem panustatud ja me korjasse nagu vähem. Ja nii ta on jah, et kõik aastad ei ole vennad, et olen saanud 70 kilo 1 taru pealt ja näed 7 kilo 4 taru pealt. No täpselt. Aga suhkrut tuleb neile sügisel ühtemoodi anda, et... Siinkohal küsimus, on sul juba talvesuhkur ära ostetud? Ei, veel ei ole, aga vist peaks vaadates hindasid. Aga liigume korra edasi. Me peame ravima mesilasi või kuidas see õigem on hävitama lesta? Millega sa seda teed? Millega ma seda teen? Eelmine aasta sipelkappe dümooliga ja oblikappe aur lõpuks otsa seal sügise lõpus. Aga muidu praegu rõhume selle peale, et me soosime seda, et mesilane ise saab sellega hakkama. Et nagu selgituseks, me saime 2-3 aastat tagasi Leedust materjali, mis on varroa tolerantsiga. Ehk siis nad ise puhastavad selle nii-öelda varroast infesteerunud kärjekannud puhtaks. Et kui seal haudmes on varrolest sees ja siis mesilane tunnetab selle ära ja siis nad ise puhastavad selle nii-öelda nakatanud kärjekanu puhtaks. Ja siis Eestis ma ei ole kuulnud, et keegi teine sellega tegeleb, et mina ja Daniil siis üritame seda nagu käitumismustrit või siis seda geneetilist omadust siin nagu natukene edasi aretada ja saada siis selliseid mesilasi Eesti turule, et kes siis oleks võimelised selle lestaga hakkama saama. Et mina olen nagu seda meelt, et kui me iga sügis või iga suvi teeme seda lestatõrjet, eks, et tapame seda lesta maha, paneme sinna keemiat tarru, et me nõrgestame seda mesilast, ei lase tal kohaneda selle lestaga, aga samas me tekitame võimaluse lestale areneda, ehk siis tekib evolutsioon või õigemini jätkub evolutsioon ja lest muutub järjest tugevamaks, mesilane järjest nõrgemaks. Siinkohal ma tänan info eest ja ma võtan järjekorda. Väga äge. Aga see lestasuse teema on ka see, et palju sul siin mesinike ümberringi on? Ma tean, et on poole mäe peal, kus kasvatatakse maasikaid. Tabasalu poole mäe peal, et nendel on mesilased.
aga registris need ei ole. No näed, siis ongi see teema, et tegelikult see, et kuidas sul see lestasus siin tekib või levib, et see on ka see, et palju sul mesinikke ümber ringi on. Et ma olen ka siin sinust linnulennult 1,5 kilomeetri kaugusel, eks ju, leskede vahetus käib, kokku puutuvad? Jah, puutuvad kokku. Ja siis tegelikult mina teen nagu väga aktiivselt nagu jälgin seda, et seal lesta ei oleks, eks ju, või kui on, et siis reageerin sellele, et kas võtame siis leseauet välja. Nüüd leseauet me ei ole ka pikka aega välja nagu võtnud, et me soodustame seda, et las see lest siis kui on, et on leseaudmees ja kui mesilane selle välja roogib, siis ei ole nagu suur kahju. Et muidu on siin täheldatud ka seda, et kui kogu aeg võtad leseaudmest, lõikad välja selle, et siis lihtsalt see lest migreerub sinna töölisaudmesse ja siis see harjubki seal nagu ära, et areneb selle peale, et ta siis töölisaudmest saab hakkama. No ja siis ta saab kauem seal lesida, eks ole. Okei, jah. Ma ütlen ausalt, ma ei ole ühtegi raamatut lugenud. Ma ei ühegi koolitusel käinud. Ma olen kõik oma teadmised, mesindusaladesed teadmised õppinud YouTube'ist. Küll ei saa sealt kõik üks ühele võtta, sellepärast, et kliimad on niivõrd palju erinevad. Uus-Meremaa, Austraalia ja Eesti on nagu öö ja päev, eks ole. Aga üldvõtted saab sealt nagu selgeks ja mul on läinud välja 6 aasta jooksul 3 pere. 2 oli nendest täitsa minu viga ja 1 oli nüüd siis, et tema ei munend. Aga muidu on, ega sa tegelikult nii väga ju nendega toimetama ei pea, sest nad on ju metsikud, ega see, et nad sul õuest arus on, ei tähenda, et sa nende peremees oled, eks. Nemad peavad sind. Et tegelikult ongi see, et kui sa võtad mesilased, siis sa nagu annad sellega märku, et sa oled võtnud nagu vastutuse, et sa tegeled nendega ja nad tegelikult peaks tegema asju niimoodi nagu looduses ka käib, et see mesilase heaolu sõltub sellest, et kuidas see looduslik areng tal on. Ja siis mesinik nagu suunab seda tegevust. Et kui sa ütled, et sa ei ole neid väga palju vaadanud, siis Ei, selles mõttes, et ma ikka korra nädalas käin läbi ja vaatan, et ruumi oleks piisavalt, et ma hiljaks ei jääks ja et nad hakkavad ju sülemlema, eks ole. No jah, aga tagasi tulles siia selle YouTube'i kohta, et jälgin ise ka hästi palju erinevaid kanaleid ja päris hea filter peab ikka vahel olema, et mitte väga ämbrisse panna, et keda nagu saaks jälgida on Kanada, et siin, kes nüüd on? Ma ei saa nüüd nimesid öelda. Kui vaja on, siis ei tule meelde. Sa mõtled nüüd nagu kliima poolest nagu Kanada, eks? Ion Stepler ja siis Michael Palmer, et kes on see Sustainable Apiary, on see Michael Palmerild ja siis Ion Stepleril on see videologi, et kus ta siis igapäevaselt saadab üles oma videosid ja oma tegevusi näitab, et need on nagu kõige lähemal meie nii-öelda kliima poolest, et neil on karm talv, Stepler talvitab sees mesilasi, eks ju, et tal on see kogu süsteem üles ehitatud sisetalvitamise peale. Palmeril on väljas talvitumine, aga ta kõik kasvatab omale ise, et kõik emad, kõik haudme, kõik, tal on nii-öelda brood factories ja kõik need asjad on omal seal valmis tehtud, et hästi huvitav vaatamine. Samas siis peaks nagu suur mesinik olema, et seda kõike teha, sest tema soovitab teha seda kõike kuskil 500 perega, et ma toimetan 50-60 perega, et siis nagu need mastaabid ei lähe nagu paika, et ma saan mingit nippe sealt võtta, aga et kõike seda, mida ta seal ette näitab, et ei saa. Ja siis kui sa ütled, et sa siin 5 perega toimetad, siis sealt nagu downscale'ida on veel raskem, et saada, et äge, ta teeb täpselt nii, aga sa ei tea seda põhjust, et miks ta nii teeb. Et siin samamoodi, et mesindus on väga loodusest ja ilmast sõltuv, eks ju, põllumajandus nii-öelda. Siis teine asi, kuidas mesiniku rahakott nagu lubab. Et nagu me ennem siin põgusalt rääkisime, et sul on kogu aeg millestki puudus, et kas on kärjepõhja puudu, kas on raame puudu, kas on inventari puudu. Et kui selle kõik nagu ära saad, siis oled sa jälle nagu toppamas millegi taga. Et siis väga hästi Sergei Kozlov ütles selle kohta, et mesindamine on paisu tagant paisu taha. Et siis hakkasin sellele mõtlema, et kurat, väga õigesti ütles. Et nii ta tegelikult ongi, et sa alustad ühe perega, eks ju, siis vaatad, et nüüd see enese
kindlus nagu tõusis, eks ju, võtan 4 tükki. Järgmine probleem kohe. Inventari. Kus ma selle inventari saan? Kui ühe taruga sa saad hakkama oma koduses köögis, eks ju, et seda mett ei ole palju, eks ju, noh, teinekord juhtub, et on 70 kilo, tuleb sügisele kätte. Aga siis selle sa nagu suudad ära majandada, et võtad see raamhaaval, nõrutad, teed. 4 perega on see juba natuke keerulisem. Siis on sul juba mingit väikest vurri vaja. Siis on sul vaja lisakorpuseid asju. Et kõik see, ja siis on veel vaja ladustada seda kuskil. No siis võtad garaaži juurde. Ja siis sul kallis abikaasa avastab, et sinna on hea lapse käru panna ja jalgrattad ja kõik muud asjad. Ja siis vaatad, et 4 saan hakkama, sülemid, poolitame, 8, 12. No ja siis niimoodi hakkabki see tulema, et siis on see, et 12 jaoks on sul inventari jälle rohkem vaja, siis on sul kevadel kärge vaja, siis on sul raame vaja. Siis see tutvusringkond ka sul kasvab, eks ju, saad teadmisi juurde, efektiivsus läheb suuremaks, et ei ole enam 10-15 kilo sul selle ühe pere kohta, et tuleb juba 40 kilo, 50 kilo pere kohta aasta keskmine. Siis on vaja sul siirupit või siis suhkurt, et talve söödaks ja kõik need asjad järjest kuhjuvad ja siis ongi see, et kas sa nokitsed nüüd oma ette või sa siis võtad kellegagi ühte, et seda inventari jagada, et kõik ei ole mõtet omale osta, eks ju. No siis on ka see, et seda inventari on kõigil ju korraga vaja. Et kui vurritamiseks läheb, siis on kõik enam-vähem samal ajal on vurritada vaja. Ja siis aasta aega jälle see vur seisab. Et niimoodi see kõik lähebki paisu taha. Ja siis see, jah, et kui nüüd praegu peaks uuesti alustama, siis ma ei tea, ma otsiks omale sõbra mesinikku ja ostaks tema käest selle kõik. Nii palju ma võin sellest inventarist rääkida. No mul on see väike käsivurr, 2 raami läheb sisse, saab hakkama. Tarud ma olen ise ehitanud kuni selle aastani, sellepärast, et puit on niivõrd kallis, et penoplasttarud on odavamad osta. Ja see praegu ma nüüd 2 erinevat firmat ostsin, üks on crap, teine on okei. Aga peab hakkama saama sellega. Ja 2 taru on mul endiselt puidust, nendel mul korpuseid jagub. Aga tõesti, alustamine on üsna, oleme ausad, et kui sa nüüd sülemeid metsast püüdma ei lähe, mille tõenäosus on 50-50, tuleb ei tule, eks ole, sa lähed ostma kevadel pere endale. See on ju reaalselt, just täpselt, et see ei ole odav lõbu üldse. Ja pane sinna 160 € veel tarukomplekt juurde ja siis on sul veel vaha vaja. Jah, alustada on väga keeruline. Ja 1-2 taru pärast tegelikult ei ole sul vurri ka vaja, et selle saab nagu lihtsalt nõrutades, või siis niimoodi kraapides, et sa jätad selle, see on jälle teelatehnika nii-öelda, et kuidas sa seda teed. Et ma alustasin ka 2 raamilise vurriga ja siis kui nagu käsi peale seda vurritamist nädal aega nii-öelda kasutuskõlbmatu oli, siis ma vaatasin, et ei, nii ei saa. Jah, aga mul on 4 taru ja ma kavatsen jääda 4 peale, sellepärast, et ühega on väga kehva, kui midagi juhtub, sul ei ole abi saada kuskilt. Ja 2 on nagu niru, et 4 on okei. Tegelikult on see, kas sul on 2 või 5, et seal nagu vahet ei ole. Inventari vahe on, aga see kõik tegevused ja kõik ülejäänud ajakulu, et see on enam täpselt sama. Ja olen kurdi. 1 aasta mul oli 9 taru, vabandust. Siis läheb juba natuke paljuks. Ja läks väga paljuks, et peale tööd, pere kõrvalt väga keeruline oli juba. Peale tööd pere kõrvalt. Kõlab tuttavalt. Nagu sina, eks? Ja, mul on nagu 10 korda rohkem tarusid. Sul on kogemust ka rohkem ja sa oled pikemalt tegelenud sellega, eks ole? Jah, eks see kõik on valulikult läbi tehtud, et oma esimese nii-öelda korpustaru ma ehitasin Jüri korteris köögis väikse saepingi peal ja siis naine arvas, et kuule, et nii see asi ei lähe, et mine garaaži. Aga kas sinu tarud on soojustatud või soojustamata? Kuule, ma olin pikalt seda usku, et mesilased ei vaja nagu sooja talvel, et nad saavad hakkama, et algselt ma kasutasin nagu lihtsalt neid 18 mm materjalist korpuseid, aga nüüd viimased 3 aastat ma olen järjest läinud üle talvitumisel soojustatud korpuste peale. Et suvel meekorpusteks need tavalised puitkorpused sobivad ideaalselt, aga talvitumine võiks olla ikka soojustatud korpuses meie kliimas, et meil on nii-öelda rumal olukord, et meil on soe külm, eks ju, sellist stabiilset temperatuuri talvel on väga raske ei ole tegelikult. Et
viimane talv nüüd oli nagu selline erakordne, et oli selline, et läks, äkki oli novembri lõpus läks külmaks ja oligi suht stabiilne niimoodi sinna taasiseseisvuspäevani, et 24. veebruarini, eks ju. Et 24. veebruari täheldasime, oli esimene puhastuslend see aasta. Et sellepärast ma tean seda. Ja siis nagu läks korraks soojaks, oli paar päeva sooja ilma, mesilased said välja sära käia hädal ja siis läks jälle jahedaks kuni märtsi lõpuni. No ja siis nüüd on selline kehv suusailm olnud kuni nädala alguseni. Aga mesilased peavad sellega kõik hakkama saama ja siis toimetama. Ja võt ongi, minul on siin, mis ma tähele panin, mul olid soojustatud hädapärast korpused, panin tavaline puidust korpus, panin sinna soojustusmaterjali ümber ja hästi, eks ole. Tegelikult ei ole hästi, sest põhi on lahti ja see niiske õhk tuleb alt sisse ja tegelikult rapib päris kõvasti mesilasi. Ja siis ma otsustasin, et ma ehitan 2 korpust üksteise otsa, panin soojustuse korralikult veel selle termoteibiga kõik vahed kinni, põhja ehitasin ka kinni ja 90% mesinikke, kellele ma ütlesin, et ma nii tegin, ütlesid, et sa oled loll, sul mesilased on kevadeks surnud. Tegelikkus oli see, et mul olid mesilased kevadeks tugevamad kui kunagi varem. Ülevalt on mul lahti, ülevalt on väike õhutusauk, kartulikott, mis imab niiskuse ja tuulutusaugud, mis selle niiskusega välja viivad. No vot, siin ongi nüüd see, et kuidas sul see nii-öelda tarukomplekt on komplekteeritud, et kust kohast see õhu liikumine toimub nagu. Et see ka nagu väga hea ei ole, kui ülealt on nii-öelda jäetakse talvine see ülemine lennuvaba, et soe õhk tegelikult tuleb ülesse ja siis tuleb sealt lennuvabast välja, eks ju. Aga kui sa ütled, et sul on seal mingi takistus ees sellel õhul, et mis selle niiskuse ainult ära korjab ja hoiab selle enamus soojust sees ja siis laseb sellel niiskusel sealt välja saada nii-öelda pääseda, et siis tegelikult, mis nendel kinnistel tarudel probleemiks ongi see niiskus, mis kuhugi ära ei kao. Siis ta kondenseerub seinte peale ja või siis lae peale ja siis tilgub mesilastele kaela. Et mina olen nüüd kogenud seda, et ma olen teinud täis võrkpõhjaga mitu aastat katsetusi ja kevadel mesilasema ei taha alla minna munele, sellepärast, et liiga jahe on seal. Et raami alumised servad on kõik tühjad, sinna pannakse kõike muud vajalikku. Aga kui ma nüüd võtsin uuesti kasutusele kõrgemad põhjad või siis sellised, öeldakse lauge põhi, et Aimar Lauge tüüp on see, et on põhiliselt kinnine põhi, aga taga on siis, kas oli 5,5 või 6 sentimeetrit lävimõõduga augud. Ma võin see praegu eksida, aga et see nii-öelda lauge põhi on suht selline mõistlik, et tema kasutab küll 8 mm kõrgust lennuava ehk siis neid distantsliiste seal põhja peal, aga minu arvamus on see, et võiks olla 2 cm, et siis poes saadav lisavarustus, jooginõud, söödanõud, mesilase korjajad ja siis õietolmu kogujad, et need mahuvad sinna 2 cm avasse ilusti sisse, et need on selle peale ehitatud. Ja teine asi on, et kui hakkab sügisene see talvepesa moodustamine tekkima, et siis mesilased saavad sinna alla kobarduda. Et nad on küll vasta põhja, et kui sa 8 mm jätad, et siis on see, ta hiired hoiab väljas, aga et mesilastel ei ole kuhugi kobarduda ja siis mul tekivad talvekobarad sinna raamide alla. Et on nagu selline tähelepanek. Aga minul ei läinud alla munale. Üldse ei läinud? Üldse ei läinud. Just oligi, et ma võtsin ta nüüd täiesti algosadeks eile ja alumine kast oli täiesti tühi ja seal on mitte ühte ressurssi ka mitte. Ei olnud seal nektarit, ei olnud seal õietolmu, täiesti tühjad raamid. Ja elu toimus teisel korrusel korpuses. Okay. Ometi mul on täiesti kinnine põhi. Aga siis see tähendab seda, et praegu ei tule piisavalt peale nektarit, et ema alla munema suruda, sest mul hetkel on ka selline teema, et linnas on natukene soojem, eks ju, kui siin, et siin on meri suht lähedal. Et täpselt samamoodi, et nektarit tuleb praegu haudmepesse nii palju, et neil ei ole kuskil seda ema suunata munema enam ja siis hakkabki see, et hakkad kuputama ja siis hakkad mõtlema sülemlemisele. Aga selle vastu on täpselt niimoodi, et annad neile tööd teha, haudmepesa peale 2 üles ehitatud kärge ülejäänud korpus on kärje põhja täis, lähevad seda ehitama, tassivad kõik sinna ümber ja jälle ilus. Ja ei, mul ei olnud ühtegi kuppu ega midagi, selles suhtes, et ruumi neil on kõvasti. Aga palju sul seda nektarit või oli sinna kogutud? Ülesse? Jah. Pool korpust. No.
Ja mitme raami peal ema muneb? 5 oli. 5 raamil sa kasutad Langstroti raami, Jah. siis see emme muneb vähe praegu. Iseenesest võiks praegusel juhul olla juba 9 raami auet. Jah, seal tõesti võiks olla see, ma arvasin, algul tundus, et natuke raske oli seda lahti teha, sest et on niimoodi halva disainiga tegelikult ehitatud. Seda sa saad järgmine aasta teada, kui sa oled ehitanud, aga teine pere, millel on 2 korda sama sügavad raamid siis, 2 Langstrotti üksteise otsas, vahepulk on ära võetud, meeletu tugev pere, 5 raamil on haue ülevalt alla välja, ehk siis 10 raami. Jah, 10 raami jagu, jah. Noh, täpselt, et niimoodi peakski olema, et see praegu, kes koorub, eks ju, et täna on mitmes, mul on juba sassis, 7 peaks olema. 7, jah. 7. juuni, eks ju. Et kõik, mis nüüd enne jaanipäeva koorub, hea oleks ka, et kui ta juba täna kooruks, et siis see läheb kõik korjele, et nad ei lähe ju kohe korjele, et nad on tarutöid teevad ja siis lähevad alles. Et see, mis praegu munetakse ja see, mis lahtine haue jaanipäevaks on, seda reaalselt vaja ei ole. Et see on kõik nagu lisatöö, et selle võiks teha hiiduperedeks. Ja siis oleks sööta vähem neil neid mesilasi või vaklu, eks ju. Ja et kogu see mass, kes nüüd on seal tarus, et see tegeleb selle korje teemaga ja siis ongi, et saad oma meesaake nüüd sellega natuke mõjutada, et täpselt sellele, et kui palju sul neid mesilasi seal tarus on. Et noh, öeldakse, et kuskil 40 päeva ette võiks mesinik arvestada oma neid tegevusi, et me teame, et jaanipäev on siis see nii-öelda peakorje alguspunkt, et 4 päeva ette, et siis seal munetud munad lähevad peakorjale. Aga kas praegu ei ole niimoodi, see kliima on natukene vussis reaalselt, et mul on tunne, et kevad on vähemalt 2 nädalat nihkes? Kui mitte rohkem. Kui mitte rohkem, just täpselt, et noh, siin me ennem sellest looduslikust korjest ka rääkisime, korjebaasist ja konveierist, et see kastan peaks olema tänaseks päevaks juba suht selline õitsemise lõpufaasis, aga ta alustas õitsemist alles nädal tagasi. Et siis ongi, et loodame, et ta nüüd veab välja mingi osa sinna jaanipäevani või siis hakkab lõpetama et natuke enne jaanipäeva, et elame näeme, et mis see loodus teeb, et ei oska ennustada praegu üldse mitte midagi. Lihtsalt eelmise aasta kogemus on see, et kõik oli kiiresti ära õitsenud, siis oli pikk vahepaus, et meisuded hakkasid ära sööma seda, mis nad olid juba korjanud. Et loodame, et see aasta läheb natuke paremini, et neil on seda korjat rohkem ja siis saab seda nagu rohkem pidevalt ka teha. Miks ma olen hoidnud 4 taru antud piirkonnas on see, et ma kardan, et konkurents on nii tihe, et neil ei ole korjata kuskilt. Kas ma nüüd mõtlen valesti või võiksin võtta 1 taru lisaks? Konkurents, siin sul ei ole konkurentsi põhimõtteliselt. Sinu omad on, Kakumäel on mingisugused kohe kindlasti paar tükki. Need on paar tükki, eks ole? See on paar tükki ja Kakumäe siit ei ole väga, siin on, kui see on rohkem kui 1,5 kilomeetrit kaugus, siis korjebaas või see korjemaa võib kattuda, aga nagu me rääkisime, et 12 ruutkilomeetrit on see, kus nad käivad korjel vähemalt. Et pigem ma ütleks, et see piiratud mõtlemine on meil 2 kõrva vahel, et loodus peaks olema ju üles ehitatud niimoodi, et me kasutame, õigene loodus annab võimalikult palju, et kõik puutukad saaks söönuks. Et tegelikult see küllus, mis looduses on meeletu, et isegi kõik ei tarbita ära, et osa kuivab ära, osa lihtsalt, eks ju, lähebki raisku, et lihtsalt see, mis mesilased suudavad kokku koguda, on väike murdosa sellest, mis looduses võimalik saada on. Ja kui sa ütled, et siin on konkurents, siis tegelikult ei ole konkurentsi mitte midagi, et mul on siin 6 taru, ma tean, et Tabasalus mäe peal on veel vähemalt 2 või 3 tükki, siis sa ütlesid, et Poole mäe peal on mingi paar tükki, sinul 4 tükki, et siin on 15, põhimõtteliselt 1 grupi jagu mesilasi on. Siin paari kilomeetri raadiuses. Et ei ole üldse palju. Kui nii võtta, siis ei ole, jah. Et võib-olla, ei, las olla. Vähem toimetamist, vähem inventaari, rohkem raha.
jääb alles. Ei no tegelikult see, mis siin Harkujärve grupp on, et see on selle programmi kaaluga ka, et kui sa tahad, et saad jälgida sealt, et palju juurde tuleb, et eile me vaatasime, 4 kilo oli nektarit juurde tulnud. Viimased paar päeva on tõesti olnud väga ilusad. Nüüd on kahjuks on võilil vist on ära õitsenud. Esimene ring, jah? Võilille pealt tuli, ma kujutan ette päris kõvasti. Ei tulnud, jahe oli. Võilil lõitses niimoodi ära, et väga palju sealt ei tulnud. Aga mida nad siis tassisid praegu sisse, sest et nektarit tuli küll kõvasti? Ma ei oska öelda, mida nad... Meil käivad aiateivaste peal, et... mett toomas aiateivast. Et öeldakse, et kui on kehv aasta, et siis tulevad imevad aiateivast ka meie välja, et meil on seal neid aiateivaid küll. Kuidas sa suhtud sellesse, et näiteks sa lähed poodi ja võtad purgimett ja see on ütleme poolekilone purk maksab 3,50. Sest see ei ole reaalne hind. Ei, see ei olegi reaalne hind, vaatad ja nutad. Ei no see reaalselt mina arvan, et see ei olegi mesi üldse. Ma julgeks nagu nii palju öelda, et kui on Eesti tootja või Eesti pakendaja, et siis seal võiks olla ikka see Eesti mesi sees, et siis see 3,50 ka kindlasti ei maksa. Aga et see, mis on toodud kuskilt mujalt sisse mesi ja müüakse nüüd siin 3,50, ma ei taha küll kedagi laimata ega midagi, aga Rimi mesi sügisel, see tundus väga selline helendav asi pimedas. Et värv oli küll selline, et väga neoonkollane. Et ma ei oska öelda, mis asi seal oli, et seal ei olnud nagu päritolumaad ka otseselt, oli väljastpoolt Euroopa riiki või riike toodud mesi, et kus ta siis tegelikult on, et ei oskagi öelda. Aga jah, et see poe teema on üks selline väga kriitiline teema, et kui me saaksime nagu selle inimese tarbima eestimaist mett, et siis ei oleks tegelikult meil vaja mett üldse sisse osta, et nii palju, kui ma mesinikega rääkinud olen, siis ladudes veel mett jagub. Et pigem ongi see probleem, et osteta. Inimesed on hinnatundlikud, kõik asjad lähevad kallimaks, siis võetaksegi seda, et mis on odavam. Aga kui sa võtad nüüd selle Rimimee, see lihtsalt on näide, eks ole, me ei pruugi rääkida Rimimeest üldse praegu. Võtad, ütleme, poemee, mis on siis nii-öelda odama otsama ja ütleme, ma võtan kapist praegu, mis ma siit olen võtnud, siis see vahe on ju öö ja päev. Muidugi on. Et soovitatakse ju tegelikult tarbida toitu, mis on kuni 5 kilomeetri kaugusel sinu kodust kasvanud. Palju selliseid kohti võimalus on saada, et ma vaatan, et sul isegi ei ole potipõllumajandus siin püsti ajatud. Ei, mul väike kasvuhoone on ja midagi seal kasvab, aga see selleks. Mis ma veel tahtsin küsida sukest asja? Ma vurritan meie ära, ma panen selle purki. Pool aastat hiljem, mesi on vedel. See on väga hea mesi sul. Ja nüüd kohe saab aasta ja mul on mesi siiamaani vedel. Võdrakanep. Täpselt nii. Ja kui ma ütlen kellegile, et kuuled, et vedel mesi, see on suhkrusiirup või jumal teab, mis pask, ja ma ei julgegi öelda mesinikele, et kurat, mul mesi ei kristalliseeru. Ei, paakspuu ja põdrakanep on meil sellised taimed, mis nagu ongi, et jääb vedelaks. Et ma ei tea, et päris vedel ei ole, et on nagu selline sült, eks ju, pigem. Nüüd on ta läinud õrnalt sültjaks, aga ta on mul toas kapis ja seal on soe. Aga siis sa säilitad mett valesti. Selles mõttes, et kõige paremini säilib mesi keset köögilauda lastele hästi nähtavas kohas. Ja mul on üks purk nii ka, aga teised on, ma olen pakendanud nii väikestesse purkidesse kui suurematesse, kuna eelmine aasta oli nii vähe, siis ma jätsin kõik endale, ma ei müünudki kellegile mitte midagi. Ja olen kinkinud mett. Sest et inimesed, kes on saanud mett kingiks, mis on nagu päris mesi, ütleme siis niimoodi, on väga õnnelikud olnud. Sest et nad vist ei ole aastaid saanud õiget mett, sest et nad ütlevad, et see on lihtsalt niivõrd hea maitsega. Tegelikult, kui sa ütled, et ei ole saanud head mett, siis iga aasta mesi on erineva maitsega. Et ma saan siia kohe kõrvale tuua näite, et miks ma seda ütlen. Mul on linnas grupid 7,5 kilomeetri vahega põhimõtteliselt. Kesklinnas on natuke tihedamalt, et seal on kuni 1,5 kilomeetrit ja 500 meetrit ja kuidas nad sealt parasjagu on. Aga et ütleme, et Endla grupp, siis on Harkujärve, siis on Tabasalu grupp ja siis kõik see 7,5 kilomeetrit, Lomaaed on ka vahelel. Et need kõik meed on erineva maitsega.
isegi seal samas, kus on LHV katusel ja Nordicu katusel, seal on võib-olla maks 600 meetrit on vahet kahel grupil. Isegi seal see mesi on erineva maitsega ja kui oli Tallinna Ülikooli katusel ka veel, siis see oli vapsee võrratu maitsega. Ei no siin on samamoodi, kevadel on elemesi, sügisel on tumemesi. Ja täiesti erinevad maitsed on. Ja nagu ma ütlen, kevadel on juhtunud niimoodi, et mesi on tilli maitsega. Et väga huvitav, et ma mõtlesin, esimene aasta mõtlesin, kas ma ise olen midagi valesti teinud. Ei, noh, mina saan mett, mis on järelmaitse on kergelt mõrkjas, aga meenutab, nagu oleks piparmünti lisatud. Kas see on Tabasalust äkki? Ei, see on ainult linnas. See on ainult linnas? See on ainult linnas. Sest et siin on ju mingisugune... Tabasalus on hästi mahe ja Harkujärvel on ka hästi maheda maitsega. Sest siin on ju raba ja rabast igasugused erinevad huvitavad taimed kasvavad. Ja, aga see ongi, et siit poolt tuleb nagu selline hästi mõnus mahe nagu nii-öelda päris meie maitsega, nagu lapsepõlves oled harjunud tegelikult, et see oli kuskil samamoodi metsaniitudelt korjatud mesi, eks ju. Aga linnas annab Pärn selle piparmündilise maitse. Kakumäel on tegelikult üks tuttav mulle ütles väga suured ja vanad pärnad ja praegu õitsevad täies oos. Praegu? Ja. Pärn veel ei tohiks õitseda üldse. Kas hakkavad kohe õitsema või juba õitsevad, nii ta mulle ütles. Ma ise ei ole käinud vaatamas, ma ei tea isegi, kus nad asuvad. Me just vaatasime, et Pärnal linnas vähemalt isegi õienuppe küll seal. No nii ta mainis. Ma ei tea, ma pole ise kontrollimas käinud, sest et ma reaalselt ei tea, kus need Pärnad on. Aga ma tean, et mu mees on olnud Pärna õite seda nektarit kindlasti, sest ma viisin ühe purgi ühele inimesele maitsta, ta ütles, et sul on Pärnad ümber ringi. Pärna maitse on tohutu nagu. Ma ei ole nii suur gurmaan, ma ei oska vahet teha. Tegelikult selle nii-öelda Pärna õie määramine või see Pärna nektari määramine käib ikka õie tolmu järgi, et tegelikult, et nagu kinnitus saada, siis on laboris seda teha mõistlik. Ja siis saab ka nagu, et palju seda õie tolmu siis seal sees on, siis saad selle järgi öelda, et mis seal see protsentuaalselt võiks seda Pärna sees olla. Aga Pärn väga palju õie tolmu nagu ei anna. Ja siis kõige puhtam Pärna mesi, mis on kunagi minu kätest nagu läbi käinud, et see tuli Nõmme sauna, ehk siis Valdeku 15, et see saun spordihoone selle katusel olnud mesilast, et seal on ümber ringi on männimets. Aga Pärna mesi? Aga täielik puhas Pärna mesi. Väga huvitav. Et Liisa Puussepp tegi seda õietolmu analüüsi ja siis ta ütles, et ta ei ole elu sees näinud nii palju Pärna õietolmu kuskil meie proovis. Et seal oli, kas oli mingi 51% oli seda, kui mälu ei peta nüüd, et noh, mul on mälu natuke teiste asjade peale kasutusel, et sellised, aga jah, et selline emotsioon temalt, et ma ei ole nii palju Pärna õietolmu meeses näinud. Mis sa arvad, kaua sa jaksad niimoodi? Mesindusega tegeleda? Jah, töö kõrvalt. Elame näeme, ütleks selle peale. Et no, ta on hobi, mis on üle pea kasvanud ja praegu suht koht on ta ise majandav, et ainult oma nii-öelda töötunnid tuleb sinna panna, millest ma palka ei saa jutumärkides. Et no see, et ma saan palk on nagu teisejärguline, et pigem on see, et ma saaks oma investeeringut tasaselt teha ja siis ongi see, et eesmärk on see, et võib-olla sellest või järgmisest aastast omale ka palka sealt natuke maksta. Siis ta on nagu juba natuke nagu hobitöö. Ei, aga samas töö, mida sulle hirmsasti meeldib teha, ei olegi töö, see on hobi. No täpselt, tegelikult peaks olema nii, noh, mulle nagu super hästi meeldib see osa mesindusest, kus on nagu kevadest kuni selle vurritamise alguseni. Kõik see, mis sealt vurritamise algusest järgmise kevadeni võiks vahele jääda. Et seda võiks teha keegi teine? Seda võiks keegi teine teha, jah. Et see, noh, vurritamine ka veel, eks ju, et see on nagu lihtne töö, aga siis sealt edasi see nii-öelda sorteerimine, sulatamine, jändamine ja kõige hullem osa ongi see müügi teema, et kui on hea meie aasta, siis on nagu seda mett suht raske turustada, sest kõigil on teda palju. Vot sellega ei ole mul probleeme tulnud. Mul on nii palju, paar korda olen nagu natuke ära andnud, kui on tulnud rohkem. Kakumaa inimesed on järjekorras. Ma usun. Sellepärast, et see on kohalik mesi. Ja täpselt. Et noh, jah, see on selline huvitav teema, et mul on ka oma selline klientuur tekkinud, et kes tulevadki, kuule, ma tean, et su mesil on siin, ma tean, kus kohas nad korjad käivad, nad käivad mu aias korjel ja ma tahan seda mett saada. Jah, ja sealt ongi see, et
see on nagu, sa tead, mida sa saad. Täpselt. Okei, aga suur tänu, et sa said aega tulla ja kindlasti me näeme veel. Muidugi. Kindlasti ma tahan sult emased osta. Mesilase emasid. Ja Ja teiega näeme järgmine kord uuesti ja jälle nägemiseni. Tšau!